see küsimus võib, kui ma kogu aeg püüan mõelda, et kus ma kunagi midagi olen öelnud või maininud ja et kuhu võiks olla küsimus suunatud ja arvan hoomavat, et see võib suunduda ühe mu sellise repliigi juurde, et mulle kunagi väga meeldis kadunud Urmas Peti üks selline fraas või tema arvamusavaldus Pärnu arvamusfestivalil. Et ta rääkis seal pika jutu, aga siis muulgas ta ütles ka niimoodi, et meenutas kõigepealt, et tegelikult teadus Euroopas hakkas arenema eriti intensiivselt ja viljakalt ja kuidagi mitmekesiselt siis, kui nüüd see teadus läks rahvuskeelseks. See tähendab, et kui enam ei arvatud, et ilmtingimata sa pead oma traktaadid ladina keeles kirjutama. Et muidugi võib öelda, et kas ikka päris niimoodi oli ja kas see põhjuslik seos on nüüd ikkagi väga tuvastatav, aga ma tajun küll, et see rahvuskeele ja mõtlemise seos on ikka täiesti olemas ja ma arvan küll, et Eesti teadlane oma grammatika teatud reeglid tõttu lihtsalt mõtleb või teistmoodi, kui seda teeb näiteks Ameerika teadlane. Ja siit, kui nüüd tuua paralleeli tänasest päeva, siis julgen väita küll, et võib-olla kui me ei kummardaks nii väga inglise keele kui väidetavalt siis absoluutse ainsa teaduskeele ees, vaid me püüaksime kuidagi ka muukeelseid võimalusi teadusel luua, et võib-olla siis tervikuna see pilt oleks huvitavam ja mitmekesisem. Et ehk niimoodi vastaks sellele.